Tere, mina olen Mihkel Kama. Me oleme kerge permutatsiooni teinud perekonnanimedega, et Mihklite päritolu siin seltskonnas on selles mõttes omaette huvitav uurimistema. Mina tegelen peamiselt planeetide tekke küsimustega ja olen Tartu observatooriumis tähefüüsika töörühmas, kus me keskendume siis nüüd suhteliselt värske teemana eksoplaneetide ematähtedele, nagu juba Anna ka kirjeldas, ja siis ka tähtedele, mille ümber on planeedi tekkekettad, ehk siis suhteliselt noored tähed, seal kuni 0–10 miljonit aastat vanad. Ja lühidalt võtan kokku, mis meie eesmärk on. Eks ju, eesmärk on uurida nende tähtede omadusi, koostisi ja leida siis seoseid planeetide kas olemasoluga, planeedi tekke ainekoostisega või siis planeetide enda koostisega. Ja vastupidiselt võib ka siis nagu läheneda sellele nii, et kui mõne tähe ümber vaadelda planeeti, uurida selle planeedi koostist, siis võib esitada küsimuse, kust see planeet sai selle koostise. Seal on komponendid, üks osa pärineb planeedi tekkest, ehk siis kui palju ta sai erinevaid keemilisi elemente oma tekke käigus. Ja teine on siis, et mis on toimunud planeedi enda geoloogilise ja bioloogilise võib-olla arengu käigus. Ja selleks, et neid kahte komponenti eristada, meil on vaja teada, milline oli see aine, millest see planeet tekkis. Ja selleks on siis meil vaja uurida nii neid planeedi tekkekettaid kui planeetide ematähti. Siin joonisel on kujutatud suhteliselt hiljutine valim teadaolevatest eksoplaneetidest. Siin on siis mitte Hertzsprung-Russelli diagramm, vaid perioodi ja massi diagramm planeetide jaoks. Orbitaalperiood päevades ja planeedi mass Jupiteri massides. Lihtsalt võrdluseks, et planeet Maa on siin kuskil 365 päeva, 0,03 Jupiteri massi, umbes siin. Siit on näha, et päris täpselt planeet Maa omadustega planeete me veel teiste tähtede ümber leidnud ei ole, aga lähiaastatel kindlasti leiame. Selles ei ole põhimõtteliselt alust kahelda, aga muidugi statistilises mõttes me ei tea täpselt, kuidas planeedid käituvad selles diagrammi piirkonnas. Küll aga on mõned orbitaalperioodid ja massid, kus me teame päris hästi palju planeete tekib ja milliste suurustega nad on. Mida me ei tea veel esialgu on, mis on nende planeetide koostised. Väga üksikutel juhtudel teame ainult näiteks süsiniku hapniku sisaldust. Nii et see on nüüd uus dimensioon, koostise dimensioon, kus me hakkame võrdlema planeetide koostiseid nende tähtedega ja ka päikesesüsteemi planeetidega, mis on siis järgmise 10-20 aasta teema, nagu Anna ka viitas, missioon Ariel on esimene, mis hakkab siin tegema statistikat. James Webb on äge, NASA ameeriklased on ägedad. James Webb määrab mõne planeedi koostise, võib-olla kuni 100 planeedi, aga Ariel teeb 1000 planeeti, see on statistika. Ja kuidas planeetide koostiseks uuritakse, ma loodan, et see nüüd ilusti jookseb siin põhimõtteliselt, on mõned planeedid, mis lihtsalt juhuslikult tiirlevad selles tasandis, et nad lähevad oma tähe eest läbi. Selle käigus siis on võimalik näha tähe heleduse muutust, sealt saab kätte planeedi suuruse. Muidugi selleks on vaja teada tähe omadusi, sest see on suhteline suurus, on vaja siis teada ka tähe suurust. Samuti, kui vaadata valguse läbiminekut planeedi atmosfäärist spektraalselt, siis näeb ka planeedi atmosfääri koostise ära. See on näiteks üks näide, kuidas seda uurida ja see on see, mida Ariel hakkab kasutama. Ariel siis stardib mõne aja pärast, aga nagu Anna ütles, eeltööd juba käivad ja enne kui ma paar näidet toon, ütlen ära, mis teemadega me siis tegeleme selles nagu ettevalmistava teaduse kontekstis. Et üks on siis tähtede spektraalvaatlused. Arieli kontekstis on need planeetide ematähed, mille kohta me tahame teada nende täpseid omadusi, suuruseid, koostisi, et võrrelda neid planeetidega, et teha planeeditekke mudelitega ka ennustusi, millised nende planeetide koostised võiksid olla. Siis omaette nüanss nende tähespektroskoopias on nii-öelda analüüsi uuendused, ma olen siia kirja pannud. Lihtsalt võime tuua ühe näite, et meid väga huvitaks teada, mis on eksoplaneetide ematähtedes selliste elementide nagu väävel või fosfor sisaldus. Need on elemendid, mille lõppkogus planeedil võib potentsiaalselt olla väga oluline geokeemia, atmosfäärikeemia, biokeemia jaoks. Ja need mõõtmised ei ole alati lihtsad, eriti selliste tähtede puhul, mis meile huvi pakuvad, mis kipuvad olema
Näiteks meil on varajast tüüpi tähti palju, seal ei ole fosforit ja väävlit lihtne mõõta. See on igasuguseid tundlikkusuuringuid, spektraalse täpsuse uuringuid, nii edasi. See on omaette valdkond, millele võib mõelda. Ja kolmas on siis see nii-öelda teadustõlgenduste ala, kus on võimalik projekte teha. Et mis on need küsimused, mida me vastame planeedi tekke vallas või siis ka planeetide hävingu kontekstis. Et seal on, ütleme siis, ei pea keskenduma tingimata vaatlemisele või vaatluste analüüsile. Võib ka mõelda rohkem sellele, et kasutada olemasolevaid tulemusi, andmeid, neid sünteesida kokku selleks, et siis tegeleda juba konkreetsete nagu kõrgema taseme hüpoteeside ja mudelitega. Planeetide hävingu osas selline põnev asi. Meil ei ole veel ühtki näidet sellest, aga me loodame neid leida. Et me uurime varajast tüüpi tähti, kuna nendel tähtel on tore omadus, et kui sinna pinnale pisut ainet puistata, siis see ei segune sealt väga kiiresti ära. Ja selle tõttu, kui näiteks sellele tähele satub lähedale tema planeet, näiteks kuum Jupiter või mõne ebastabiilsuse tõttu planeet kukub lausa sinna sisse, siis selle tähe pinnal võiks olla potentsiaalselt näha sellelt planeedilt pärineva aine sõrmejälg. Ja see on siis nagu jällegi mingis mõttes selline tagurpidi lähenemine sellele, et siin me ei uuri tähte mitte sellepärast, et saada aimdust, mis alguses planeeti sisse läks, aga me saame otse võib-olla mõõta, kui me leiame sellise olukorra, saame otse mõõta selle planeedi koostise, lihtsalt võttes tähespektri, mis on palju-palju lihtsam, suurusjärke lihtsam kui planeete otse uurida. Nii et selline küsimus siis. Ja ma võib-olla lihtsalt toon ühe näite. Viimane näide. Ja, on siis, mis on muu hulgas planeetide ja tähtede koostise seosed. Siin on X-teljel kujutatud tähtede rauasisaldus ja Y-teljel on erinevate leitud eksoplaneetide mass, Jupiteri massides jällegi. Ja Jupiter siis meil on kuskil siin all jälle ja päikese rauasisaldus on sellel skaalal 0 juures. Ja siin on siis lihtsalt kaks olulist asja. Üks on see, et on terve populatsioon suuri planeete, mis pigem kipuvad olema kõrge rauasisaldusega tähtede ümber. Seal on omaette seosed planeeditekke mudelitega. Samas on omaette populatsioon veel suurema massiga planeete, mis ei paista üldse hoolivat sellest, mis selle tähe koostis on. Kas siin on erinevate planeeditekke mehhanismidega tegu? See on üks küsimus, mis on praegu lahendamisel meie valdkonnas.